No tere tulemast mu lehele, tere tulemast seda videot vaatama. Räägin ma täna selles videos, mis asi on tantrateraapia, mis see endast kujutab. Kuna seda küsimust esitavad absoluutselt kõik, kes esimest korda tulevad, siis on mõttekam see video üles panna. Et tantrateraapia, ma nimetaks mitte niivõrd tantramassaaž, on põhimõtteliselt siis keha mõjutamine läbi erinevate punktide. Seda tehnikaid kasutatakse ka põhimõtteliselt nagu akupunktuuris, refleksoloogias ka, aga seal on lisaks olemas siis peale füüsilise keha mõjutamise on ka energeetilise keha mõjutajad, on siis marmapunktide mõjutamine. Kasutame ka meridiaane muidugi, need on energiakehakanalid, energiakehakanalid on võib-olla õigem öelda. Nii, et mismoodi see kõik siin välja näeb, et näeb ta siis välja niimoodi, et lepime kokku aja, kuskil nädal, poolteist on ütleme see ooteaeg, siis soovitan ennetada, ennast natuke ette valmistada, ennetada siis näiteks seda, et samal päeval ei sööks väga raskesti seeditavaid asju, näiteks ma ei tea, liha või et ei läheks see energia siseorganitesse seedetöösse. Samamoodi ei soovita ma stimulante kasutada, näiteks nagu kohvi või must tee või mate tee või et samamoodi nad natuke metabolismi mõjutavad mitte nii nagu vaja ja see energiavoog, ütleme, seda on raskem kontrollida siis. Mis veel? Kindlasti meeste puhul ma siis ei soovita, ütleme, kuskil 2 ööpäeva ennem, minimaalselt, eks ju, 2 ööpäeva ennem ka mitte ejakuleerida, sellepärast, et muidu te annate oma selle eluenergia sealt mingi osa ära ja kui te tulete, siis meil ei ole millegagi lihtsalt tööd teha. Naiste puhul see klitoriaalne orgasm, öeldakse küll, et väga ei soovitata, et pigem siis hoiduda võib-olla seal ka 2 ööpäeva enne. Aga ei ole otseselt võib-olla nagu prioriteet number 1 vist. Naiste puhul ei ole see nii tugevalt tunda hiljem. Mis siis veel? Mõtlen ennetuse koha pealt, muud nagu ei ole midagi, et kindlasti ootuseid ei võiks mitte olla, sellepärast, et nii me piirame kõiki võimalusi. Ja veel meestel. Tihtipeale mehed küsivad, et kas teed ka lingamimassaaži esimesel korral näiteks. Et mina tavaliselt esimesel korral ei tee. Lingamimassaaž, kes ei tea, tähendab siis suguti massaaži. Samamoodi on siis naistel suguorganid, samamoodi tehakse joonimassaaži. Seda ma ei tee esimesel korral sellepärast juba, et ma ei näe ära, mis algses seisundis keha üldse on. Kuidas ta üldse reageerib ja nii edasi, eks ju, et kui on ikkagi lisastimulisatsioon, siis õiget tulemust või selget pilti ma sealt nii palju ei saa. Kui on nüüd seal näidustus ikkagi, et on teine tšakra näiteks kinni ja nii edasi või et ei ole võimalik enam väliste mõjutustega väga suuri saavutusi saada, siis sellepärast me teeme ka lõpuks siis lingami joonimassaaži, kui on vaja. Kuigi profülaktikaks on see ka väga hea, et ta aitab ikkagi energial lingi liikuda. Mis veel? Kui inimene tuleb, siis me natuke istume maha, räägime juttu. Esimesel korral kohe kindlasti läheb võib-olla natuke rohkem, teistel kordadel enam seda juttu nii palju ei ole. Räägime siis, ütleme, sellistest elementaarsetest asjadest, mida võiks teada, ütleme, selline väike baasteadmine. Pluss ma saan teada sinu kohta, kuidas su keha on ja tervis ja nii edasi. Siis on ka see, et me teeme peale seda, kui me oleme, ütleme, need jutud ära rääkinud siin, vahest on mõned näpunäited annan ka koju kaasa ja see oleneb, et pärast, kui peale võib-olla teraapiat seal ilmneb midagi, et siis annan sealt ka lähtuvalt siis midagi kaasa koju.
mõned harjutused või midagi. Mis veel? Ja siis, kui me oleme need jutud ära rääkinud, siis me lähme põhimõtteliselt siis energiakeha puhastuse juurde. See tähendab siis seda, et põhimõtteliselt on meil Palo Santo puu, ma näitan siin ka, Palo Santo puu, millega me siis põhimõtteliselt siis tossutame ümber keha, puhastame natuke energia välja, mõtte välja ja lähme edasi siis sellise asjaga nagu südamering, kus me siis paneme paremad käed siis üksteise südame kohale ja hakkame energiat liigutama siis vastavalt siis, küll ma siis juhendan. Nii, ja sealt, vahest ma teen mõningaid võib-olla teisi trikke veel, aga üldjuhul me lähme juba teraapia juurde, et tuled sa kõhuli ja hakkame selja poolt siis pihta. Nagu ma ütlesin, ma mõjutame siis põhimõtteliselt kehal siis erinevaid punkte, samamoodi meridiaane mõjutame, aga sinna juurde käibki kõik see füüsilisele poole, see energeetiline pool, et põhimõte on energiakeha saada käima. See tähendab siis seda, et see on nagu justkui selline vundament tantras, mida nagu võiks saavutada. Mõnel juhtub see, näiteks nagu täna oli siin ühe inimesega juba esimesel korral, mida juhtub harva. Mõnel teisel jällegi võib-olla läheb seal 6 ja enam korda, eks ju, et see kõik oleneb. See oleneb tegelikult paljudest asjadest, see oleneb sinu keha seisundist, algsest seisundist, see oleneb, kuidas sa ise suudad mentaalselt lahti lasta, see oleneb sellest, kuidas meie enda energiat omavahel sünkroniseerivad ja lõimuvad. Jah, ühesõnaga, erinevatest asjadest oleneb see kõik. Et kunagi ei saa kindlalt väita mingisugust kindlat tulemit, on õige öelda, jah. Nii, siis me teeme seda teraapiat, ütleme kuskil 1,5 tundi ja lõpus, ma vahest kasutan ka sinna mõned tööriistad näha, et kasutan siin vahhi, vahest kasutan siis heliharki, vahest Tiibeti kellasid, mis iganes, ühesõnaga erinevaid asju, kui on vaja natukene inimest maa peale tuua või mõnda tšakrasüsteemi natuke tasakaalustada. Ja ega muud ei olegi midagi, et mõtlen, kas mul jääb midagi veel mainimata. Pärast seda jah, et siis tuleks jälgida tegelikult, juua vett rohkem, eks ju, kui tavaliselt, võtaks natuke rahulikumalt, samal päeval ei lähe kohe maja ehitama või maratoni jooksma, et samamoodi ei, ja võib-olla pigem jah, pööratakse tähelepanu selle peale, et need toksiinid veres välja saada, sellepärast, et see negatiivne energia, mida me suudame seal kindlasti, me leiame ikkagi mingisuguse blokke tavaliselt, et vabastada kehast, kas siis läbi higistamise, näiteks kuskil saunas käia või siis juua lihtsalt vett ja lasta loomulikul teel asjadel minna. Mõni küsib, et kuidas sellega on, et kas see on mingi kuur, mis peab nagu seal, ma ei tea, 5 korda, 10 korda peab käima, ei, seal ei ole sellist mingit kindlat pidepunkti, et pigem on see nii, et kui sinu enda keha tunneb, et on aeg, siis annadki märku ja tulevadki inimesed vastavalt sellele, kuidas tunne tekib. Kui on nüüd see niinimetatud vundament saavutatud, siis tegelikult inimesed käivad nagu justkui seda taset säilitamas. Et selle taseme säilitamine, ütleme, see võib-olla on, mõnel inimesel on 6 korra, mõnel inimesel on see kord aasta peale, see on nii erinev, eks ju. Üldjuhul ikkagi, ütleme, mina ise arvan, et võiks olla kuskil kvartalis korra. Mis siis veel? Küsitakse, mis mul seljas on, et ma ei tea, on siin näha, et on mul siin bikiinid all, eks ju, ei ole ilma bikiinideta, on siis sarong peal,
et küll ma võtan selle sarongi vahepeal mingi moment ära ka, aga üldjuhul jah ikkagi, et olen ma ikkagi bikiinide väel. Mis siis veel? Õli ma kasutan üldiselt ikkagi, on mul siia pandud selline naturaalõli, looduslik siis taimne. Üldjuhul on ta mul seal, ütleme, magusmandel, kookos ja nii edasi, või segu selline, et nad ei, ütleme, see kokoseõli tahab ära tahkuda. Ja panen sinna vahest mõnda eterlikku õli natukene juurde, et oleks rohkem antiseptilisem ja nii edasi. Mõtlen, ega muud vist ei olegi, et massaaži me teeme põrandal, et ei ole seda siis massaaži laua peal. Ega muud vist ei olegi. Ma arvan, et vist sai kaetud vist kõik asjad, et ühesõnaga, mis puudutab seda energeetilist poolt, et need inimesed, kes ei ole seda kunagi kogenud, siis neile on, ütleme, see on sama raske seletada, mis asi see energia liikumine kehas siis, mis tunne see on, et see on umbes sama, kui ma ei tea, ma räägiks pimedale vikerkaarest või seda peab lihtsalt kogema. Ja mõni on seda kogenud juba spontaanselt, aga üldjuhul ikkagi on vaja sellist katalüsaatorit vahele, nagu mina näiteks. Nii et jah, et kes on Pärnus liikumas, kes on Tallinnas liikumas, et enamus ikkagi tulevad mul siia Pärnusse, et tegelen ma siin põhimõtteliselt ikkagi sellistes vaimsemates kohtades selle teemaga, et kuna minu jaoks on see ka vaimse tee üks väljendusi, aga see ei ole muidugi prioriteet number 1. Mis siis veel? Ega muud ei olegi, et andke siis märku, kellel tekkis huvi ja kes tahab proovida ja vaadata, mis tunne see on. Mis ma saan öelda, et need inimesed, kes on üldjuhul esimesel korral või ütleme, on suutnud saada sinna niimoodi vundamendi, nii et nad on saanud oma energia liikuma. Need inimesed üldiselt on wow-efektis ja nad küsivad, mis nüüd juhtus, et mis mu kehaga juhtus või mis toimub, et jah, sealt poolt ülespoole läheb ka seksuaalelu läheb palju ägedamaks ja loomulikult, nagu öeldakse eestlastel, terviseks, eks ju, joome siin kristallivett ka. Et tervis käib läbi seksuaalsuse, seksuaalenergia, nii et kõigile siis tervist ja näeme.